Tere, head vaatajad, teie ees on järjekordne ajamõõde ja mul on täna väga hea meel tervitada meie stuudios armast sõpra Hannes Võrnot. Tere tulemast! Tervist, aitäh kutsumast! Ja teisel pool istub juba teile tuntud Liidia Hõbesalu. Tervist! Ja täna me räägime elust ja olust Eestimaal ja kogu maailmas ja võib-olla rohkem selliselt religioos-filosoofilisest võib-olla vaatepunktist. Aga kui me nüüd läheme korraks 90ndate algusesse, kui Eesti sai just vabaks ja inimesed olid kõik väga lootusrikkad ja sellised ühtsed, eks ju, meil oli niisugune ees helge tulevik või vähemalt niisugune lootusrikas tulevik. Kui palju me vabadusest teadsime, see on teine asi, aga et ikkagi niisugune ühtsus oli rahva seas, selline patriotism oli. Ja siis läksid aastad mööda ja järsku sõbrad, kes olid olnud alati sõbrad, enam seda ei olnud, isegi pereliikmete vahele on tulnud killud. Et mis siis nagu juhtus, et me oleme täna nagu väga-väga lõhestunud riik. Et kus siis nagu asi nagu valesti läks? Sinu arvates, Hannes? Mis juhtus, et see lähtepunkt oli ju meil kõigil nagu ühine? Ma arvan, et selle tõe võib leida kusagilt sealt üles, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja Eesti nii-öelda formaaljuriidilist vormistamist iseseisva riigina, tegelikult me sattusime, kuidas ma siis ütlen, me sattusime lahtiste ustega, lahtiste piiridega, kõikvõimalike signaalide vastuvõtmisvõimekusega täiesti teise olukorda. Et meile hakkas jõudma hoopis teistsugune informatsioon läbi meedia, läbi väliskanalite, läbi interneti, läbi kõige selle. Samamoodi meie inimesed said ise käima hakata ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mis tähendab seda, et ma arvan, et üks asi on see, mida eestlased 90ndate alguses välismaal käies nägid ja sealt kaasa võtsid ja mis mõtete ja tunnetega nad tulid siis nii-öelda koju seda oma riiki tegema, rajama ja hoidma. Ja teine pool on see, et millisena nägi maailm seda Eestit ja täiesti selge, et see oli tollel hetkel 90ndate siis alguses, kui Eesti staatus muutus, Nõukogude Liit oli lagunenud, laiali saadetud, siis me olime selle Nõukogude Liidu, kuidas ma ütlen, vähemasti üks tipus olevatest liiduvabariikidest. Et nii-öelda Moskva jaoks kõige läänemeelsem ja seda oligi Moskvale vaja, sest nendel paksudel kommunistidel oli hea koht, kus käia vene keeles välismaal suhtlemas, asju ajamas, kus neil olid õigused, privileegid, nende ülbus võis siin õitseda. Siin oli varietee, siin oli Soome, oli kõrval valuutakaupa, igasugust sellist asja. Nende jaoks, venelaste jaoks oli see lääs. Ja see tähendas seda, et Eesti oli staatuse mõttes nii-öelda Nõukogude Liidu lääs, mida oligi Moskval kõige rohkem vaja, sest neil ei olnud vaja seda 40 000 ruutkilomeetrit. Keegi ei okupeeri selle pärast ühte riiki. Vaja on mingisugust siukest, ütleme, et see on nagu Šveits või Vatikan või midagi sellist, et kusagil on vaja ühte väikest riiki, mida keegi saaks kas siis nemad ise või keegi teine oma kasuks ära kasutada. Ja Eesti on olnud niisugune žetoon kasiinolaual, mida siis on kogu aeg siis keegi on võitnud, keegi on kaotanud ja nii see on kogu aeg olnud. Ja ma arvan, et see eestlaste tänane hetk, mida sa kirjeldasid, et millised me oleme ja kuidas me üksteisesse suhtume oma riiki ja nii edasi. Ma ütlekski, et ma ei toonud seda kasiinovõrdlust ilma asjata sisse, et me olemegi täna nagu kasiinos. Et osa meist on selle mängu sõltlased, osa meist on selle võidusõltlased, osa on need, kes kaotavad ja on valmis panema mängu mida vaid ja mis iganes on kõik need erinevad põhjused, miks üks inimene satub kasiinosse. Ja kui me võtame ühe rahva, siis me täna tegelikult näeme seda, et me oleme natukene sarnane, et me oleme kasiinokülastajad. Ja igaüks võib endale peeglis otsa vaadata ja öelda, et okei, et ma vist, et ma nende asjadega ei riskiks, nii suuri panuseid ma ei teeks, võib-olla iga nädal ma ei käiks ja tegelikult ongi need samad asjad, kui sa hakkad võrdlema neid oma panusega ühiskonda või oma osaga ühiskonnast või oma osaga ja rolliga kogu selles kommuunis nii-öelda, siis sellest kujunevadki need suhted ja arusaamad ja mis tähendab seda, et kui nõukaajal või siis nii-öelda Vene võimu ajal
oli meil ju kõigil, kes mäletavad, kohustuslik kõikides korterelamutes oli krapp seina peal, noh, kus käidi kontrollimas, anti ukse taga koputati, tuldi vaatama, kas sul ikka juhe on seinas, et see ei tohtinud olla välja ka tõmmatud, sest sealt tulid olulised, väga olulised teated, mitte küll kogu aeg, aga seal aeg-ajalt prigises midagi, eks ju. Ja oli. Et tänaseks päevaks ma ütlen seda, et see meie õukonna meedia on muutunud niisuguseks krapiks, et sa ei tohi seda juhet välja tõmmata, kui sa tahad siin ühiskonnas hakkama saada, et sa pead teadma, mida Delfi, mida Postimees, mida Päevaleht, mida kogu see õukonna meedia patrab. Ja see on põhimõtteliselt sama asi nagu see krapp seal seina peal, et sa ei tohi pistikut välja tõmmata, muidu sa tõmbad ennast ühiskonnast välja. Ja see on paljude inimeste jaoks väga keeruline. Aga maailmas 90-ndatel, 80-ndatel, ma mäletan, minu vanemad, minu isa või minu ema ei olnud kumbki mingisugused vabadusvõitlejad või mingid patrioodid või midagi sellist. Nad olid sellised tavalised, kuidas neid tollal ajal nimetatigi, teenistujad. Et meil kodus oli see juhe kogu aeg seinast väljas, seepärast, et noh, lihtsalt isa ütles, et seda ei pane seina ja ongi kõik, et no lihtsalt nii ongi. Ja kui tullakse kontrollima, siis noh, küll me jõuame selle pistiku seal köögis seina torgata, et ega meil mingisugune 20-toaline korter ei ole, et sinna vaja kuskil joosta, eks. Et ja noh, samas oli ka see, et kui keegi tuligi, ma mäletan, kord vist isegi käis keegi ukse taga, et me tulime teie krappi kontrollima. Isa ütles vist kuidagi väga viisakalt, et jah, et kõik on hästi, juhe on seinas ja rääkige vaid, et noh, olete vaba või noh, võite umbes minna. Ja see inimene oli selles mõttes, noh, oma inimene, nagu ka küüditajad olid omad inimesed. Aga see lihtsalt sellel hetkel otsustas, et okei, ma ei marsi elutuppa saabastega, ma ei vaata, kas on krapp seinas, vaid ta oli ametnik, kes oli inimene. Aga täna me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus paraku või kahjuks me kohtame väga palju ametnikust, mis tähendab seda, et inimesi on hakanud kaduma ja see on see, mis on selle ühiskonna lõhki kiskunud. See sama asi ongi. Et kui sa vaatad, ma ei räägi poliitikutest ja ametnikest, riigiaparaadist ja kõigest muust, vaid ma räägingi sellistest puhtalt inimlikest läbisaamistest. See, milles seisneb täna Eesti meelelahutus, kui sa vaatad erinevatel telekanalitel, ma ei vaata küll neid, aga ma tean, et erinevatel kanalitel toimuvad õhtused saated prime time ajal, kus keegi inimene läheb mikrofoniga mingisuguste eluheidikute ukse taha ja siis ta üritab neid seal kuidagi nagu just intervjueerida. Aga tegelikult on see inimeste naeruvääristamine, tegelikult on see alandamine, see on piinlik, see on mage vaadata. Ja võt selle mageda ja alandavat meelelahutusega üritatakse siis nii-öelda või mitte üritata, vaid isegi suudetakse hoida väga suure massi meel nii-öelda lahutatud. Meel lahutatud. No issand jumal tänud, et mul nii ei ole. Hea, et ma selline pole. Ja see on selline võrdlus. Ja mida madalamale laskub see tase selles meelelahutuses, seda madalamat või seda viletsamat toitu hakkab lõpuks peost sööma see õukonnale dresseeritud kuulekas puudel. Ja see ongi see probleem. See on nii õige. See on see nagu ajuloputus, mis oli ja mis on nüüd on nagu teisel tasemel täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, see krapp, eks ole. Et kuidas see asi siis muutuda saaks, on mingid lootust. Et osa inimesi on ajuloputatud, meil on nagu pooleks, eks ju. Ja osa inimesi on suutnud ikkagi sellest ajuloputusest hoiduda. Et mis see siis on, et mis ühte riiki nagu hoiab koos või kas see on nagu kodune kasvatus või on üldse või on sellised hoiakud, mis on tulnudki kodust kaasa kasvatus, eks ju, või on ka see, et see meie vabanemisega siis kaasa tulnud selline läänelik vabadus nii-öelda, mis on ju tegelikult arenenud kogu aeg edasi, kuni selle maani, et on hakatud neid alustalasi, mis hoiab ühte riiki koos, on hakatud lammutama. Ja üks nendest on perekond näiteks, on ju mees ja naine. Et meie nagu mõisted üldse mehest ja naisest, eks ju, need on hakanud hägustuma. Noh, me ei räägi siin homoabieludest ja trans kõigest sellest, eks ju. Et tegelikult peremudel, ega siis ilma asjata ei öelda, et tugev perekond võrdub tugev riik. Et see on üks alustala, mis hoiab tegelikult ühte riiki koos. Ja kui me vaatame praegu, kuidas on, olete kindlasti näinud, Ameerikas on rohkem sellised, kus on üks suur tädi, niuke paks ja peenikene kitsakas mees, et need rollid on nagu vahetunud, aga
või siis üldse, et on sellised võimukad naised, kes teevad karjääri. Meil üldiselt naised on väga tublid Eestis, et nad õpivad, teevad karjääri, aga kuidagi see õige peremudel on nagu kadumas. Kuidas te arvate? Et ma veel puudutaksin seda teemat, et kui Eesti oli nii kaua siis okupatsiooni all 50 aastat ja enne seda ka ju, kui me ajalugu vaatame, et siin on üks nagu orvu ja orjameelsus, mis on rõhunud Eesti rahvast väga, väga kaua aega. Ja see orvumeelsus ei läinud kohe ära, kui see nii-öelda Nõukogude okupatsiooni alt tuli vabanemine. Ja seda on tunda praegu. Mõned inimesed on saanud nagu olla vabad. Nagu sinu pere olid tublid inimesed, ma usun, neid on rohkem, eks ju. Aga et kui tuli ka nagu vaimulik, ütleme, toimusid ärkamised ja toimusid uute koguduste tekkimised ja ikkagi see kandus isegi nagu kogudusse üle, et sest praegu on ka suuremas osas nagu koguduses see orvu ja orja meelsus, aga Piibel räägib meile, et keda Jumala vaim vabaks teeb, see on tõeliselt vaba, et see on nii erinevus selles patuteadvuse ja Jumal ja pojateadvuse vahel, et kui sa oled poeg, siis sa oled vaba, kui sul on kogu aeg, ma olen vaene patune, siis on sul see orvu ja hukkamõistu meelsus kogu aeg, et see ei ole iialgi piisav. Et see on ka üks asi, mis on nagu seda ühiskonda rõhunud. Ja praegu ta on nagu see orvumeelsus on või niisugune sõltuvuse, et sa kellestki sõltud kogu aeg kellestki suuremast, et see on praegu nagu avaldunud teistmoodi. Ja et mis sa arvad, kuidas see tundub? No see pikk sissejuhatus või see arutelu algas sellest sinu mõttest, et on mingisugune ajupesu toimunud. Et ma olen kogu aeg olnud selle sõna kasutamisega äärmiselt ettevaatlik. Ja seda lihtsalt sellel põhjusel, et sellel on väga keeruline anda definitsiooni, sest et see on samasugune väljend nagu propaganda. Ehk seda öeldakse alati vastase informatsiooni kohta. Keegi ei ütle, et kuulge, me teeme vahepeal propagandat, et kas te tahaksite kuulata. Kõik ütlevad, meil on uudised, aga seal on vastase propaganda. Ja selle ajupesuga on natuke samamoodi. Et ma näen, et tänases ühiskonnas on nii-öelda polariseerunud inimgrupid, kes on täiesti seinast seinav teistsuguste maailmavaadetega ja nende omavaheline pingpongi see nii-öelda pall on see sama nii-öelda ajuloputus. Ehk et teie olete ajuloputud, ei, teie olete ajuloputud. Ehk et see ja selles ongi tegelikult omajagu tõtt. Mis tähendab seda, et see ajuloputus on just kui selline väljend, mida ei saa nagu kellegi külge sildistada ega riputada, sest et sellest ei ole täna süütu mitte keegi. Kõik on sellega seotud. Võib-olla meie siin laua taga või kusagil teistes ruumides inimesed, kes praegu koos istuvad, ei mõtle nii nagu meie siin. Aga kes meist siis nüüd ajul loputatud on, eks ju, ehk et mul on arvamus, tal on arvamus ja jumal tänatud, lasis ollagi nii. Seepärast, et üks väljend, mida ma võin eksida, minust oli see Cicero, kes ütles, et kui sa kohtad üksmeelt, siis otsid reeturit või despooti. Ja nii lihtne see ongi. Ja selles mõttes ei ole täna selle üksteise süüdistamise, selle ajuloputuse ja muude teemade süüdistamisega, et ma arvan, et me sellega väga kaugele ei jõua, sellepärast, et see veelgi enam vähendab kellegi soovi astuda aruteludesse või mõistlikutesse debattidesse ja mis iganes. Ja see tähendab sisuliselt ühte ja väga, väga dramaatilist asja, et me oleme saanud, kuidas ma ütlen, puberteedist noorukiks. Ja see tähendab seda, et meie vastuhakk oma vanematele, ehk et siis mõningatele põhimõtetele või arusaamadele või vanadele nii-öelda stagnantlikele arusaamadele elust ja kõigest muust ei ole justkui enam õhku ja ruumi ja kõik on väga palju uuenduslikke, avatud ja mis iganes nii-öelda kättesaadav. Ja see tähendab seda, et jällegi teine, mis märksõna kohaldab, et see kõik on väga läänelik, et see kõik on kusagilt tulnud ja võt meie süütukesed oleme selle konksu nüüd alla neelanud ja võt nüüd me siin nagu ahvenad niidi otsas umbes sipleme ja mis me siis nüüd peale peaks hakkama, eks ju, et oleme aju pestud, siis me oleme lääne mõjude all ka veel. Aga mis me siis teeme? Saame siis nagu kuskil keskväljakul kokku ja arutame, et mis me edasi teeme. Sest kui ühed räägivad, et selleks on vaja teha, ma ei tea, erakorralised valimised või selleks on vaja niisugust poliitilist süsteemi või niisuguseid liitlassuhteid nende või teiste riikidega, siis need on samasugused arvamused nagu see, et keegi arvab, et ma olen uhuu, ja ma arvan, et tema on uhuu. See on väga õige ja hea mõte, et on vaja debatti, on vaja arutelu ja on vaja suhelda.
aga kas sulle ei tundu, Hannes, et me oleme selle piiri ammu ületanud? Praegu, kui sa mõtled, et üks pool ja teine pool, siin ei ole isegi minu meelest võimalik enam debatti pidada. Et kui sa näed praegu sellist vastandumist ja sellist nii-öelda tühistamist, et nendega me koostööd ei tee, nendega juba eos, et mina küll ei näe, et see on väga õige, et peaks olema tegelikult selline selle taga on hirm. Selle kõige taga on paaniline hirm ja selle paanilise hirmu selliseks seemneks, mis kunagi viljakasse mulda läks, oli see, et me hakkasime 90ndate alguses iseseisvudes tahtma nii ruttu kui võimalik ja nii vähese pingutusega kui vajalik elada nii nagu rootslased, soomlased, Skandinaavia, kõik see muu asi, mis tähendas seda, et see oli see konks, mille me nii-öelda alla neelasime, väike kuldkalake nimega Eesti. Me neelasime selle konksu alla, selle konksu nimi oli välispangandus, mis tähendas seda, et meile öeldi, kuulge sõbrakesed, teil on siin mingid vanad sofoosid, mingid sigalad, mingid koledad kolhoosikeskused, linnad on räämas, mingid uusrajoonid, mis te nalja teete? Me anname teile laenu. Ehitage omale majad, hakkake elama nagu rootslased, hakkake elama nagu soomlased. Ja inimesed võtsid loomulikult sellest, sest kõik tahtsid ilusaid riideid, ilusaid maju, ilusaid asju, et elada inimese moodi. See oli ettekujutus asjadest, andis võimaluse tunda ennast inimesena. Ja selle tõttu läks väga, ja selle tõttu, et see tekkis eneseusk, tekkis enesekindlus. Ja see enesekindlus tekitas sellise nähtuse, mis ongi täna see, et meil ei ole võimalik debatti pidada. Sest et sellel ajal, kui teine räägib, valmistame oma peas ette vastulauset või oma järgmist statementi või seda staatust, me ei kuula, mida teine räägib. See polariseerumine on juba lihtsalt läinud nii kaugele, et siin peab nagu mingisugune, ma ei tea, väike krahh ära käima. See on see asi, mis peab... Ja see polariseerumine, polariseerumine algab koolist. See algab koolist, see algab lasteaiast, see algab pisikesest lapsest peale, kodusest kasvatusest ja kõigest sellest. Ja kui sa täna mõtled sellele, mis on täna see haridussüsteemi funktsioon, siis see on dresseerida ja teha kuulekaid orjasid. Sa pead teadma, kui palju on see, kui pikk on see, kui palju kaalub see asi, kui need kokku liita, mida me saame. Kui sa õigesti vastad, saad parema numbri, saad paremasse klassi, saad paremasse ülikooli. Ühesõnaga, sulle tehakse maast madalast selgeks, et mida madalam sa oled, mida kuulekam sa oled, mida tublim sa oled, seda kaugemale sa jõuad. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et me saamegi selliste tüüpidega mängida mängu nimega vabadus. Meil on demokraatia, meil on õigus valida. See on ainukene asi, mida me saame teha, teades ise väga hästi, et see mitte midagi ei muuda, eks ju. Ja ega ei olegi võimalust ju valida väga, eks ju, see on ka juba, aga see selleks, aga kuskil siis peab olema ju tõde ja ongi nii, et on nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi, aga küll on hea, et Jumal on andnud oma sõna, oma standardid ja juhised, kuidas inimene peaks elama maa peal ja kuidas ta oleks õnnelik ja kuidas ta oleks väärtustatud. See väärtus, mis Jumal on inimesele andnud, see on tohutu suur tegelikult ju. Sest et kui vaadata kohe esimese Moosese esimesse raamatusse, siis kui Jumal lõi taeva ja maa ja ta pani inimese sinna elama ja ta ütles, et valitsege, paljunege ja kalade üle meres, lindude üle taeval valitseda, see tähendab, mis see valitsemine on, eks ole, et sul on meelevald tegelikult, sul on, ja sa saad seda teha koos, kui sa oled Jumalaga sõber, kui sa tunnustad Jumalat, kui sa Jumala nagu välja lükkad, mida siis Adam tegigi, mis seal muud saab siis tulla kui needus, siis tuligi needus ja see on kõik sealt alanud ja see on iga sajandiga kasvanud, eks ole, ja need asjad, mida me siin arutame, räägime, see on ju needuse tulemus. Ja Jumal on öelnud ka, et kui te pöördute tagasi minu juurde, siis ma pöördun teie juurde, et Jumal ei ole, me ei saa Jumalat välistada mitte kusagilt, ei haridusest, ei poliitikast, ei meelelahutusest, mitte kusagilt, sest tegelikult tema on ju see elu, tema on meie inspiratsioon, tema on meie hingus, kust me võtame kõike. Ja need ütleme, perioodid, mis on nagu tsivilisatsiooni jooksul olnud,
kus Jumal on jällegi austatud ühiskonnas, seal on toimunud ju reformatsioonid, arengud, kiired arengud kultuuris, hariduses, kõikides asjades, sest kui me räägime nüüd, nagu sa ütlesid praegu, Hannes, et teadmiste omandamisest, siis ega see ei ole tarkus, mida rohkem sul teadmisi on, eks ole. Tarkus on ju see, kui sa neid teadmisi kasutad õigel ajal, õiges kohas ja õiges koguses. Ja mulle meeldib ka, kuidas Ülo Vooglaid ütleb, et ega õppimine targaks ei tee, eks ju. Et see lihtsalt annab sulle teadmisi, et ja Jumala sõnaga ei saa argumenteerida ega debatti pidada. See on ainus vettpidav asi. Ehk siis ikkagi usul on väga tähtis roll. Usul kellesse? Ühe riigi nii-öelda heaolus. Kas on nii? Ja lisaks veel, vaata, sa ütlesid ka seda, et meile õpetatakse, meid juhitakse, et meil on praegu juhid, kes ikkagi täidavad kõrgemalt tulnuid nii-öelda suuniseid. Aga minu meelest üks oluline asi ka, miks me oleme siia jõudnud, et meil puuduvad sellised suurkujud nagu aatelised vaimsed juhid, kes ütlevad ei, et nii ei lähe. Et meil on olnud need rahva seas ja nad on tavaliselt olnud kultuuriinimesed, vaimuinimesed ja nad on nagu ka andnud sellises... Neid on praegu ka, aga nad on tühistatud, nad ootavad lihtsalt oma aega. Mina usun, et meil on siin Eesti rahva hulgas palju neid inimesi. Sellised inimesed, nagu sa ütlesid, et kes siis ütlevad meile seda, teist ja kolmandat. Ja ma olen selle räägituga või selle teie arvamustega päri, et ma võib-olla nii palju lisaks juurde, et see repliik pühakirjast Moosese esimesest, et Jumal ütles, et valitsege, siis ma olen sellest, ma räägin alati piiblist, mitte et ma debateerida või vaielda sooviks, piiblile argumenteerida, aga mul on küll see õigusvoli ja julgus öelda välja, mida ma mingitest asjadest arvan või mida ma arvan nende taga olevat. Ja see lause, et Jumal andis inimestele meelevalla alusel oskuse või võimaluse valitseda, siis mina olen seda enda jaoks tõlgendanud nii, et see on antud Jumala poolt luba inimesele nimetada või anda kõikidele asjadele nimed. Sellepärast, et Jumal küll lõi, aga ta ei riputanud mingisuguseid nimesilte nii-öelda asjadele juurde, eks ju. Ja see meelevald või see võim, mida Jumal on andnud inimesele, on see, et ta saab neid asju nimetada, nii nagu me ütleme siin, ajupesu ja kõik need muud asjad. See on tema antud meelevald nimetada mingit nähtust või nimetada mingisugust ebakorrapära või mingisugust meeldivat asja meile kõigile ühtemoodi arusaadava terminiga, nii nagu ka sõna Jumal. On see, et kui me hakkame siin praegu arutama sellele, et mida keegi selle all mõtleb, siis me võime siin kuni viimse päevani, eks ole, arutada, sellepärast, et see on samamoodi kokkuleppe selles, kuidas me nimetame seda ühte konkreetset asja, millest me räägime. Ja nii lihtne see ongi. Et selles mõttes see pühakiri, piibel on minu jaoks, kuidas ma ütlen, ennekõike olnud viimasel ajal väga selline loogiliste ja mõistuse päraste ja toredate avastusteni viinud raamat. Et ma ei ole hakanud kunagi ühegi kirjakoha üle vaidlema. Aga ta ütles ka seda, vaata, ma korraks segan vahele, et väga õige, nii tore on rääkida nendest asjadest. Ta edasi ütleb siin, et täitke maa, alistage seenestele, alistage. Nii et siin on midagi, mida Jumal ei tee inimese eest ära, vaata, eks ole. Alistage, see on, kuidas alistamine siis välja näeb ja see valitsemine, siin inglise keeles sõna see govern, eks ju. Et jah. Ma olen väga nõus, et sa ütlesid, et on väga sinu jaoks selliste arusaadavate loogiliste reeglite nagu raamat, eks ju. Et tegelikult see raamat ongi ju, ütleme, kui inimene, kes usub Jumalat, me oleme siin inimesed, kes usuvad Jumalat, siis see raamat on antud nagu elamise nii-öelda käsiraamatuks. Et siin on selles raamatus on, ühesõnaga, kui me elame nende reeglite järgi, Jumal on, eks ju, loonud maailma ja kõik, mis siin on, ja kui me elame nende reeglite järgi, siis selle sama raamatu järgi meid saadab edu, meid saadab kordaminek
ja kui me nendest reeglitest nagu kõrvale hiilime või mööda lähme, siis no see on, no need on need seadused, kas või gravitatsiooniseadus, eks ju, et kui sa hüppad, siis sa lihtsalt kõrgelt alla, siis sa lihtsalt hüppad surnuks ennast, eks. Ja ka kõik muud, see on niisugune drastiline näide, aga seadused on ja see on antud meile elamiseks ja sellepärast ma küsisingi, et mis roll on nagu usul ühe riigi, noh, seda võib tuua inimese tasandile, aga praegu räägime siis oma armsast Eestist, et mis roll on sellel nagu usul ja sellel vaimulikkusel selle Eesti nii-öelda juhtimisel ja ma olen absoluutselt kategooriliselt vastu ja ei võta kunagi nõuks arvamust, mida ma olen väga paljudes kohtades kuulnud, et eestlased on usu suhtes leiged ja kõige vähem religioosne rahvas ja kõik see muu. See on mingisugune meie enda kusagilt kellegi patsifisti või ateisti pastakast imetud mingisugune tarkus, mis peaks lohutama kuidagi neid, kes nagu tunnevad, et jess, me ei pea, et see oleks nagu mingi, jumal tänatud, eks ju. Et selle kõige juures on, see on kuidagi väga lihtne lugu, et selles mõttes on ka selle piibliga, et seal on, et ma ei ole seda ju kaanest kaaneni läbi lugenud, ma arvan, teie ka ei ole, eks ju. Aga seal on see, et kui ma saan ikkagi korralikult ikkagi peksa, siis ma ikkagi võtan ta kas või suvalisest kohast lahti ja mis teha? Jumal ütleb, et selle koha peal, kus su näpp praegu on, loe siit. Ja ma ütlen ausalt, mina olen niimoodi piiblit lugenudki. Ehk et mul on kas hea olla, sest et ma olen üritanud endas kasvatada seda meest, kes ei pöördu Jumala poole hädaldades, vaid ma olen üritanud ja mitte ainult üritus on nurjunud katse, ma olen üritanud ja proovinud ja mul on see õnnestunud. Et ma jagan temaga tänu ja rõõmu. Ja see on palju rikastavam kui pangaarvel olevad rahanumbrid või kõik mingid muud asjad. Ma saan täna öelda täiesti veendunult kõigi nende kaamerate ees, mis ümberringi võtavad ja ma olen seda kõikidel inimestel, mul ei ole vähimatki hirmu öelda seda, et ma olen taeva isa absoluutse kaitse all ja ta on mind niimoodi hoidnud läbi mitmete väga pikkade aegade, kui ma ei tea üldse mingit, ma ei tea, mis asi on stabiilne tööl käimine või sissetulek, sest mind tõmmati ikkagi tool vaiba alt ära juba väga ammu aega tagasi, eks ju. Aga ma olen täna siin, istun ja ma olen rõõmsas tujus ja ma tunnen, et ma olen terve ja ma olen iseenda jaoks väga väärtuslik. Ja selle väärtuse tunde on mulle andnud usk ja veendumus, et ma ei ole üksi. Ma ei karda mitte midagi ja mitte kedagi. Ja nii lihtne see ongi. Ja selles mõttes annab mulle see piibel, kui ma siis ütlen, et kui on selliseid mustemaid pilvi pea kohal, et siis ma löön selle samamoodi lahti. Ja ma saan alati sealt... Jah, sest seda nimetatakse eluraamatuks, et seal on igaks hetkeks... Kurbust ja rõõmu. See on elu, eks ju? Jah, just. Ja nii ongi. Ja, et ma lihtsalt mõtlen, et... mina olen, ütleme nii, et käin Jumalat uskudes ja koos temaga juba 44 aastat, eks ju. Ja ma olin 27, ma ei teadnud temast mitte midagi, aga see niivõrd muutis minu elu ja see vabadus, millest sina räägid, ma mõistan seda täiesti, et nii tore on olla vaba, et sa ei pea kartma midagi, sa tead, et sul on loojaga suhe, ta kaitseb sind, sest ta on Jumal, ta on ju sind loonud, ta on meid loonud, miks ta ei peaks meid kaitsma ja hoidma. Ja temast ei tule kunagi midagi sellist, tema ei ole Jumal, kes sind tahab tappa või hirmsasti karistada. Need on meie enda pigem, ütleme, tegude tagajärjed, mida me peame aeg-ajalt nagu kogema ja see on ka meile kasvatuseks, eks ju. Teate, ma arvan, et üks asi, milles inimesed peaksid saama valgustatud või millest nad peaksid saama nagu hingerahu. Ja see on üks väga oluline koht. Minu meelest on see koht, ma seda kirja kohta ei tea, sellest pühakirjas ei tea, aga see on kirjakoht sellest, kui Noa sai märgi Jumalalt, selle sümboli, selle vikerkaarena, et see on leping selle kohta, et rohkem ta enam inimest ei kiusa ja ei sekku, et ühesõnaga, kuna Noa tegi nii nagu vaja, et siis selle asjaga on nüüd klaar. Ja nüüd on küsimus selles, et siin
on see suur küsimärk, sest väga paljud inimesed, ma arvan, et sina 27. eluaastani mõtlesid ilmselt sellele kohale ja tahtsid endalt ja kelleltki teiselt küsida oot-oot, aga kuidas see siis oli? Et nagu Jumal lõi maailma, siis ta lasi selle veeuputusega kõik nagu alla, päästis ühe paaditäie nii-öelda elusolendeid, siis ta tegi nendega lepingu, aga kus ta ise läks? Kuhu ta siis läks? Mis ta ise praegu teeb? Et ta ühesõnaga nagu vaatab pealt kogu seda asja, mis siin käib. Et kas Jumal vaatab praegu pealt kõike seda pulli, mis siin Eestis toimub, eks ju? Et ma praegu lihtsalt küsin, et kas Jumal näeb seda, mis praegu Eestis toimub, ma ütlen, ilmselt ei näe, sest me näeme iga päev neid lennukeid, kes tõmbavad, nii kui päike välja tuleb ja taevas läheb siniseks, tõmmatakse see alumiiniumtekk peale. No. Jumal ei näegi, mis siin toimub. No. Sellepärast need valitsus ja õukond saavadki, pätid saavad teha, mida nad tahavad, eks ju. Jumal kindlasti näeb. Läbi pilvede. Arvate? Aga miks ta siis ei näe inimeste vahel, kui inimeste vahel on pilved ja äike lööb, eks? Aga miks sa arvad, et ta ei näe? Ei, no ta näeb, aga miks ta appi ei tule, noh? No, vaata, Jumal on suveräänne, eks ju. Ta tuleb omal ajal. Ta on suveräänne, ega ta ei tule ka appi siis. Palju ta ei tule appi ka siis, kui teda ei kutsuta, eks ju. Ta on suveräänne, et kui teda ikkagi kutsutakse ja palutakse, küll ta siis tuleb appi. Loomulikult, et Jumal on andnud, võt see ongi see point, et ta on andnud inimesele vaba tahte, eks ju, uskuda temasse, paluda tema käest, elada selle sõna järgi, eks ju, või mitte elada, et ta ei tee midagi nagu ei sunni inimest tegema, siis me ei oleks vabad, eks ju, siis me oleks orjad. Nii et... Minule väga sobib see mõte, millega ma iseennast toidan ja tervendan. Ja see selgus tuli alles üsna äsja või noh, mõned aastad või mõni aasta tagasi. Ja seoses sellega, et ma olin väga püüdlik pühapäeva kristlane. Ma olin ikka niisuke kinganinnad läikima ja valge särk selga, lips ette, et noh, kirikusse ei saa isegi tavaliste riiet. Ma panin ikka pühap hommikul missale minnes ennast alati ilusasti riides ja lapsed kaasa. Mis on väga õige muideks. Just. Ja ma käisin, minu jaoks oli see nagu elementaarne, see oli pühapäeva hommikul see oli nagu peretraditsioon, eks ju. Ja mind hakkas, mida rohkem ma käisin kirikus, seda rohkem jäi mulle silma see, et need inimesed teevad seal midagi, et see kõik paistaks ühtemoodi ja õige ja nii nagu vaja. Väljast poolt. Ja siis ma hakkasin selle peale nagu natukene nuputama ja mõtlema, et aga kui ma ei tunne seda, kui ma ei tunne, ütleks, et tõuske püsti, nüüd hakkame palvetama. Aga kui ma ei tunne seda, kui ma ei saa seda, mida ma seisan silmad kinni, käed ristis, kui ma ei tunne seda, noh, mis ma mängin lolli siin, andke andeks. Ja ma olen küsinud seda väga sügavalt religioossete inimeste käest, oma sõprade käest, muuhulgas nii luterlaste, katoliiklaste kui ka islami usuliste seas. Ja ma olen nendest vastustest, mis mulle väga meeldinud on, olen pannud kokku nii-öelda enda jaoks ühe sellise nagu reegli või elu põhimõtte. Sest et need inimesed on mind õpetanud, nemad tunnevad oma pühakirju, nad tunnevad oma kogemuse läbi, oma kogemust Jumalaga, kõik see muu. Ja see lause, mille ma olen enda jaoks võtnud õpetuseks, on see, et hetkel, kui sa tunned, et sa vajad Jumala poole pöördumist, et ma pean palvetama, siis selleks hetkeks on tehtud. Et sa ei pea enam rohkem ühtegi otsima seda nurka, kus pool asub see linn või see kirik või kus on mingid kõik need ebajumalate igasugused vidinad, pudinad, mis igal pool ripul, on, eks ole. Et selles suhtes, kui sa tunned soovi palvetada, siis on see põhimõtteliselt tehtud, sest Jumal ei ole mingi majavalitsus, et sa lähed oma hädadega iga nädal sinna mingisugune kulge aidake sees ja ära teheks. Et see on nii suur ja mõõtmatu asi, et mulle meeldib üks teine, see ei ole minu välja mõeldud, aga mulle hullu pööra meeldib üks väga ilus lause, et kogu universum on molekul Jumala kehas. No mine siis nüüd oma palvetega sinna, eks ju, vabandust, et see on nagu... ta ei näe ega kuule. See on, et need on nii tuntud küsimused, et kui Jumal näeb, miks ta siis ei sekku, aga miks ta peaks sekkuma, kui inimene on valinud pimeduse
ja ta armastab pimedust rohkem kui valgust ja need on tagajärjed ja nendele tuleb omal ajal, Jumala kohtumõistmised on omal ajal. Need ei ole mitte niimoodi, et kui asi läheb väga veriseks, et kuule Jumal, kas siis Jumal on mingi, tead, vajutan nupu peale, nüüd on mul sind vaja, aga nüüd ei ole mul sind vaja, kui ma tahan sama soolisega abielluda ära, eks ju, et saad aru, siin on ikka omad standardid ka. Aga mille järgi ma saan aru, et mul või kellelgi siin olijatest on õigus öelda, et Jumal on kohtumõistja. Kohe ütlen, miks ma seda küsin. Seda sellepärast, et kui Jumal on kohtumõistja, siis ta ei lase sellistel asjadel sündida. Kuna ta ei ole kohtumõistja, siis kõik inimesed, ka kõige hullem roimar, kõige hullem murdvaras, kõige hullem pätt või mingi kaabakas, massimõrvar, ei tee seda ju teadmisega, et ma teen praegu midagi halba. No ta ei tee teha. Ta tahab tappa nii palju inimesi kui võimalik ja teha seda nii hästi kui võimalik. See on tema jumalik plaan. Kuule. Ja nii lihtsalt ongi. Ja nüüd ma küsin, et aga miks siis Jumal ei sekku? Ta laseb surra süütutel inimestel miljonid. Miks Jumal ei sekku? Aga seepärast, et Jumal ei mõista kohut. Jumal on öelnud, mina lõin teid oma näo järgi, katsuge hakkama saada. Inimesed ise mõistavad kohut. Aga meil ei meeldi, et ta meid tapab. Ja siis klaarige temaga, aga ärge... Aga Jumal ise oma suuga on öelnud teistsugust asja. Vaata, ta andis oma poja ja ta mõistis kohut Kristuses Jeesuses. Ja see on arm. Et see ei ole mitte sellepärast, et Jumal ei ole kohtumõistja. Ta on, ma loen sulle kirjakoha praegu. Piibel on tõde. Jesaja 22:33. Sest issand on meie kohtumõistja. Issand on meie käsuandja. Issand on meie kuningas ja ta päästab meid. Vaata, millega see asi lõpeb. Ta päästab meid ja tema kohtuotsus langes Jeesuse peale, kui ta löödi risti, süütu veri voolas ja see veri lunastas, saad aru. Ja sellepärast Jeesus ütles ka, et mina ei ole tulnud kohut mõistma, teie üle on juba kohut mõistetud, saad aru, kes minusse usub, selle üle on juba kohut, Jeesuses on see kohut juba mõistetud. Aga nüüd on vaja lihtsalt, et need inimesed võtaksid Jeesuse vastu ja teda vastu võttes on nad saavad nagu sellest nii-öelda vabaks või... Ma usun seda, ma olen nõus, ma lihtsalt korraks täpsustan, et ma tahan seda öelda, et selle kohtu mõistmise all ei pea ma silmas seda, millega tegeleb prokuratuur või kohus, ehk et karistuse määramine, vaid ma pean silmas seda, et Jumal ei ole kohtumõistja prokuratuuri ja kohtumõistes, küll aga on ta kohtumõistja, nagu piiblis on kirjas, inimesele, kes võib olla kannataja. Ja sellel hetkel ta saab aru, et see kannatus on mulle ülekohtune, see on mulle ebaloomuomane, see on ebainimlik, mida ma pean üle elama või isegi kuni suremiseni. Aga see tähendab seda, et see on kohtumõistmine. Ja ma tean, et kui ma sellel hetkel, kui mul see viimane kõige kriitilisem hetk on käes, siis ma tean, et minu üle mõistab kohut Jumal ja minu hävitajad peavad selle süütundega edasi elama. Sest Jumal on kohtumõistja nende jaoks, aga ta ei pruugi neid isegi puudutada. Ja ta on kõikele vaatamata, ta on armuline kohtumõistja. Ta annab alati võimalusi, aga samas miks on kirjutatud, et ta on kohtumõistja, et kui ikkagi inimesed ülevad nendest samadest reeglitest ja Jumal kutsub, Jumal üritab nagu neid tagasi tõe juurde tõmmata, aga kui nad ikkagi niimoodi lähevad läbi seina, siis need Jumala seadused, millest mille tema on pannud paika, nendest ta ei saa ju ise üle minna, ehk tema kohtumõistmine on nende üle, kes lähevad nendest seadustest üle. Aga samas on ka nii, et ega see kohtumõistmine või kohtumõistja ei pea tingimata tähendama halba, et ta mõistabki mulle õiget kohut, nagu sa ütlesid, et kui mind nagu vaevatakse, siis tema mõistab mulle kohut ja see ei ole alati negatiivne, see on vahest ka positiivne, eks ju, et ta mõistabki mulle õigust selles olukorras ja päästab mind. Ja ta muudab ka samas, et vaata piiblis ütleb niimoodi, et iga isa, kes armastab oma last, ta karistab teda ja Jumal, ärge põlake Jumala karistust, see on teile kasvatuseks, see ei hävita sind, vaid see distsiplineerib sind ja see on minu meelest väga hea. Mina olen ikka oma palvetes aeg-ajalt öelnud, ma tean, et kuigi ma olen kristlane, ma olen juba ammu käin koos temaga, aga ma ei ole eksimatu inimene, vaata ma eksin ikka, sest minu langenud loomus ikka lööb vahest välja, vaata me oleme ju
langenud Aadamast alates, me oleme rikutud, Jumalast lahutatud. Jeesuse kaudu me oleme temaga jälle ühendatud, aga meie elus on aegu, kus me eksime ja siis ma mõtlen tema peale, et Jumal, mõista mulle õigust oma halastuse läbi, Kristuse läbi, eks ju. Mõista mulle kohut või ma tean, et sinu kohtutes on halastus. Vahest me teeme valesid asju ja siis sa oled Jumala ees ja kahetsed, eks ju, sest ma arvan, et Jumal on just see, mulle meeldis see, et ta on armulik ja see on täpselt see, et kui maamees külvab värskelt küntud põllule rukki, unustab palvetada enne seda. Ja siis sügisel, kui ta saaki läheb koristama, siis on see kas vihma või mis iganes põuaga on sellest saagist ainult mingisugune niru järgi. Ja nüüd, mida ta teeb? Nüüd ta küsib, miks sa mind nuhtled, Jumal? Jumal ütleb, kus sa ennem olid? Sul mind rääkida, mida sa tahad? No? Arutleme, räägime asjad läbi omavahel. Ja siis on see koht, kui see saak on ikka vilets, siis see mees saab küsida, aga mida ma siis valesti tegin? Mitte sina, Jumal, vaid mida mina valesti tegin. Et ma küsisin küll sult igasuguseid neid asju ja siis ta saab aru, et järelikult ma palvetasin valesid asju, järelikult mu soovid ei olnud õiglased. Ma küsisin kas liiga palju või naeruväärseid asju, midagi seesugust. Et tegelikkuses on see, et see on inimese enda võimekus oma enda soove, oma tahtmisi, oma palveid, oma unistusi realiseerida või neid siis kuidagi kaardistada ja nendega ümber käia. Ja selles suhtes Jumal on heaks abivahendiks. Need inimesed, kes Jumalat ei vaja sõna otseses mõttes, kes ütlevad, ma saan ise hakkama. Nad teevad ju tegelikult täpselt sama asja, nad elavad täpselt seda sama elu. Aga lihtsalt selle vahega, et nad keelduvad mõtlemast, arutlemast ja rääkimast Jumal üle, kuna see on asi, mida ei ole näha. No ei ole näha, aga sõbrad, aga lülitame siit sellest kilbist praegu elektri välja. Pole näha. Valgus kustub ära, mis siis saab? Nii. Kas valgus kustus ära või elekter läks ära? Ei kumbagi. Aga me ei näinud seda elektrit ju ennem ka. No. Et see on energia, mis paneb valguse põlema. Ja nii lihtne see paralleel ongi, nagu võib-olla lastele seletada. Jumal elab ajatusfääris ja me ei näe teda. Meie elame siin oma lihas ja Jumal ise tuli ka lihas, eks ole. Ta ei saanud teistmoodi inimest lunastada, kui ta pidi tulema, jätma maha oma taevase palee ja tulema sellesse ihulikku surelikku telki Jeesus oma ihusse saada inimeseks, pidi inimesena võitma need võitlused, mitte kui Jumal, vaid kui inimene ta võitis kõrbes need kiusatused. Kui inimene ta läks ristile, kui inimene ta oli lahutatud Jumalast mõneks ajaks, kui ta ütles, et Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? See oli see, mida ta inimesena pidi tegema. Ja see on see, mis meid ühendas Jumalaga igavesti. Ja on asju, mida me ei näe loomulikult aga me ju oleme vaimolevused ise ka, kõike ei nähta, mis meie sees on, eks ole, mida me mõtleme ja tunneme. Kas kannatustel on ka mõte? Kas see on nagu osa küpseks saamisel? Mina ütleksin, kohe tuleb mulle meelde see kirjakoht, et kui Jeesus ise õppis sõnakuulelikust kannatuste kaudu, siis oleneb, kannatustel on võimalus, et me muutume kibedaks või siis me muutume paremaks. Tuleme välja, nagunii läbi tuleb sellest tulla, eks ole. Kas see aitab kaasa niimoodi inimlikus küpsemises? Mina arvan küll, minul on aidanud see. Aga on võimalus ka muutuda kibedaks, panna süda kinni ja hakata kedagi süüdistama ja Jumalat süüdistama. Aga tavaliselt kannatused on ikkagi see needuse tulemus. Ma arvan, et kannatus on väga inimlik nähtus. Ja selle kannatuse põhjustajaks ju peaaegu et rohkem kui pooltel puhkudel on mure või valu kellegi teise pärast. Mis tähendab seda, et kui mu lähedastest või sõpradest on keegi kas raskesti haige või tal on mingid tõsised kannatused, siis tegelikult võib-olla seda ei näidata alati väljagi, aga see mõjub tegelikult suurele ringile inimestest selle kannataja ümber. Ja see tähendab seda, et see ongi võib-olla koht, kus looja saab ennast kõige paremini näidata. Ehk et ta näitab seda kannatajat välja tulemas, ta näitab seda kannatajat hakkama saamas ja ta vabastab need teised inimesed kannatusest tema pärast muret tunda.
ja siis öeldakse, no jumal tänatud, ta sai terveks. Ja tõepoolest, jumal tänatud, ta sai terveks, jumal tänatud, ta sai vanglast välja, jumal tänatud, ta sai inimeseks, jumal tänatud, ta sünnitas lapse, jumal tänatud, ta sai sellest haigusest lahti. Et see nii ongi. Ja see on see, mida me inimlikult tegelikult ju, kuis ma siis ütlen, me vajame selleks, et jumalat tänada kannatust. Kas enda või kellegi teise oma ja nii lihtne see ongi minu meelest. Ja need teevad ikka tugevamaks ka ja mis puudutab ka süütult kannatamist, siis ütleme niimoodi, kui sa rääkisid sellest nurja läinud saagist, et tegelikult kui meie valitsejad on rumalad ja teevad nii valesid otsuseid, mis on otseselt vastu ja mäss Jumala vastu, siis kannatab kogu rahvas. Aga kuidas saavad rumalad valitsejateks? No vot. Kuidas nad saavad? No kuidas nad saavad? Mina võin öelda, ma tean päris mitut üsna rumalat inimest ja ma tean, et nad ei saa kindlasti kunagi valitsejaks. Ma olen ise piisavalt rumal, et mitte valitsejaks isegi pürgida. Et ma selles mõttes ei saa öelda, et need inimesed, kes on kuidagi valitsuse tasandile jõudnud või valitsema ennast seadnud, et need inimesed oleksid kuidagi... Nad ei oma kohal lihtsalt, see pole nendele... No võib-olla lihtsalt kanname üle, nagu kui me jälle piibli taustal räägime. Nad on ebaõiglased, aga siis, nad ei ole rumalad. Vaata, piibel ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus. Et me ei räägi nüüd võib-olla sellest intellektist ja sellisest tarkusest, aga et mis tähendab Jumala kartus? See tähendab ikkagi, et käia Jumala sõna järele, tema reeglite järele, karta Jumalat. Et see Jumala kartus on tarkuse algus, et see on selline suurem tarkus, kui selline, ütleme lihtsalt, et sa oledki õppinud ja sul on teadmised ja et sellistest juhtidest on puudu. Ma kunagi väga vaimustusin ühest vestlusest, mida ma pidasin kusagil Lähis-Idamaades. Ma arvan, see võis olla Jordaanias äkki. Ja seal oli üks väga tore õppetund mulle eluks ajaks. Et ma küsisin ühe oma jordaanlasest sõbra käest enne sööma hakkamist, et kuidas on hea tisu, selles araabia keeles või kuidas te ütlete hea tisu? Siis ta saame ütleme Bismillah, Jumal õnnistagu. Et me ütleme Bismillah, ma ütlen okei, väga tore, aga mis siis, kui te söömise ära lõpetate, kuidas te ütlete aitäh, väga maitsev oli, siis me ütleme Bismillah. Ja siis ta ütles, et ja siis kui me hakkame puid lõhkuma, ütleme Bismillah ja siis kui me hakkame lapsi kooli viies üle tee minema, ütleme Bismillah. Ehk et kui ma midagi teen ja see mulle meelde tuleb, et ma tahan, et see tegu mul õnnestuks ja hästi läheks, siis ma ütlen Jumal õnnistagu seda tegu. Ja ta ütles selle peale, et tänu sellele on nende inimeste seas, kes on keda meie kõige rohkem kardame, radikaalsed islamistid, siis nende seas on just need inimesed, kes on radikaliseerunud, hullunud islamiusulised, aga need on need inimesed, kes palvetavad 5 korda, 6 korda päevas ja kes ütlevad enne igasuguste tegevuste juurde asumist Bismillah, mis tähendab seda, et nad ei tee neid tegusid, millele ei ole mõtet Jumalalt õnnistust paluda. Nad ei varasta, nad ei vägista, nad ei tegele nende asjadega, mida lääne meedia meile paistab. Miks sa nii arvad, et nad ei varasta, ei vägista? Ma ei pane araablast või moslemit ja neid kõiki ühte patta. Et see on alati inimeses kinni. Täpselt samasuguseid jälkusi on korda saatnud valged inimesed kõikidel mandritel siin maailmas. Mis me siis nüüd tegema hakkame Luteri kirikuid maha põletama või? Ei saa. Jah, on ikkagi ainult üks Jumal ja ühel päeval Jumal ennast tõestab, kes on Jumal, kas on Jumal või Allah. Ja mis vahe sellel on, võib-olla kes saab aru, see saab aru, et vaata, Jumal on isa, aga Allah ei ole isa. Moslemid ütlevad, Allahil ei ole poega. Ja see on tulnud ju islamist ja Iisakist. Iisak ja Ismael, nad olid mõlemad Abrahami lapsed ju. Kujuta pilti, aga ühel oli tõotus Iisakile, aga Ismaelil ei olnud. Ja nendest tulid 2 suguharu, kes siiamaani üksteise vastu on vihased. Vennad, nad on vennad ja islam tähendab hüljatust, tal ei olnud isa. Ja see hüljatus tekitabki sellist vägivalda. Vaata, see on see loomus praegu, mis on siis nende radikaalsete terroristide, islami terroristide taga, see on see vaim. Aga Jehova on isa. Abba isa, ta on isa. Aga muidugi see ei tähenda, et kõik islami inimesed on terroristid, absoluutselt mitte. Aga lohutus on see, et ühel päeval need 2 sugu lepivad ära. See on võib-olla arusaamatu mõnele, aga see on nii Jumala plaani ja kohaselt, et nad lepivad ära ja ongi üks Jumal ja ongi üks kari ja üks karjane. Et Jumal on meie isa, kes on loonud taeva ja maa
ja kes on andnud meile oma poja, kes sai oma pojas Jeesuses sai avalikuks Jumal. Kui me näeme Jeesust, mida ta maa peal tegi, siis tema näitas meile isa südant. Ta näitas halastust ja armu. Ta näitas, kuidas Jumala kuningriik toimib. Ja see on see, meie võime nüüd öelda, et jah, et noh, nii meie usume. Näiteks ühe budistiga ma rääkisin, nii teie usute. Aga meie usume teistmoodi. Loomulikult, ega me ei saa inimesele usku peale suruda ega tõestada, et meil on õigus, aga ühel päeval Jumal ise tõestab ennast. Ja sellepärast olen me rahus ja rõõmus, et me ei pea midagi tõestama kellelegi. Jumalat ei pea tõestama. Jumal ise tõestab ennast ja on juba tõestanud, eks ole. Ja see on nüüd see, kuidas mina nagu asjadesse suhtun ja mida ma olen siit sõnast õppinud. Nojah, et Jumala seadused kehtivad nii või naa. Kas me usume nendesse või usu, et see on selline, see on niisugused nagu loodusseadusedki, eks ju, et need lihtsalt toimivad. No seal on üks väike nüanss. Ma ei taha teiega vaielda, aga ma lihtsalt täpsustan oma arvamuse kohaselt, et seadusega on üks niisugune huvitav ja samas lihtne, samas keeruline tõsiasi. Et mis on üldse seaduse mõte? Seaduse mõte on tekitada kokkulepe mingisuguste asjade korraldamise või tegemise suhtes. Mis tähendab seda, et kui me nimetame siin praegu laua taga Jumala seadusi, siis saavad nad olla seaduseks sellisel puhul, kui need kehtivad kõikidele. Kui need kehtivad neile, kelle meelest need seadused on õiged ja head, lunastusega seotud ja kõige muuga, aga nende teiste jaoks, kes justkui sellele seadusele ei allu, need justkui nagu on väljaspool seda meie ringi, väljaspool seda kvaliteeti. Vot sellega ma ei ole nõus. Sellega ma ei ole nõus, sest et sellisel puhul tekib mul küsimus, et kui ma räägin oma 5-aastase pojaga Jumalast, peaks tekkima mul tunne, et ma olen teises seadusruumis või meil on mingid teistsugused seadused, sest tema saab nendest asjadest niimoodi aru, nagu tema sellest aru saab. Ja nüüd on minu küsimus selles, et miks 5-aastasele võib andeks anda aru saama Jumalast, mis mulle tundub kas naljakas, sügav, kurb, hirmutav või mida iganes. Või siis kellegi täiskasvanu minust vanema, minust targema inimese puhul. Et see on see koht, milles mina näen jumalikku õiglust ja jumalikust on see, et ma ei karda ühtegi teist inimest. Loomulikult mul ei ole absoluutselt. Mul ei ole mitte kellegi ees selles mõttes mitte mingisuguseid muid kohustusi kui see sama seadus. Aga see seadus kehtib tingimusel, et me mõlemad täidame seda seadust. Ja, et kui nüüd rääkida mitte inimestest, elusolenditest, või paneme lihtsalt nagu selle mateeria, maa, loodus, kõik, et Jumala seadused on ju kodeeritud maapinnasesse. Me räägimegi sellest seadusest, mitte see, et kuidas üks inimene usub või teine, vaid Jumala seadus ongi, tema on loonud selle maa oma seaduse, ta ütles sõna, mis hoiab kõik koos, planeedid, kuud ja tähed, me räägime sellest seadusest ja selle seadus on ta kodeerinud ka meie sisse. Isegi kui minu uskumus on mingi teine, seal budistid või islamlased või seal mis iganes Krishnad, ateismid, nad on kõik inimesed, keda Jumal on loonud ja nende kõigi sisse on kodeeritud see sama seadus. See on nende liha sees, on see sama seadus, see sama südametunnistus. Nii et me räägime sellest seadusest, see on üks ja sama kõikidele. Ja, vot see ongi see. Ja nüüd mitte pole vahe selles, mida ma usun ja hakkan kellelegi usku peale määrima, vaid me räägime ka nendest, et kuidas Jumal ennast on tõestanud aegade jooksul. Et me usume ju piiblit, me usume neid, kuidas Iisraeli rahvas seal ära pöördus Jumalast ja kuidas siis olid aeg-ajalt Jumal tõstis need ärkamisinimesed, seal Nehemia ja Esra, kes tõid uuesti rahva Jumala tundmise juurde. Ja me räägime Eeliast, kes esitas väljakutse nendele Baali prohvetitele ja me näeme seda imet, mis Jumal kõikide silmades tegi ja see oli ime. Ja mina usun sellesse Jumalasse, kes ka nüüd tänapäeval, ega see aeg, Jumal on see sama. Ta teeb ka imesid täna ja ta hakkab tegema selliseid imesid, mida kõik näevad. Ükskõik, mis usku sa oled. Kõik näevad, et see oli nüüd Jumal. Ja sest Jumal armastab inimest, ta ei taha, et keegi hukka saab, ta tahab ennast ilmutada. Ja sellepärast on üks kogumik inimesi siin maa peal, keda ta kutsub oma rahvaks. On Iisraeli rahvas ja meie oleme siis kogudus, ütleme üle kogu maailma, keda kutsutakse Kristuse ihuks, kellele ta on andnud üles olla tõe hääl. Ja nüüd me räägime, et mis see tõde on siis.
Jumala sõna on tõde, need samad seadused, mida nad kodeerinud meie sisse, maa sisse, vette, loodusesse ja need seadused ongi, et seal on see seadus ka põhjuse ja tagajärje seadus, eks ju, kui sa teed nii palju ülekohut maa peal, nii palju pattu, siis ühel päeval see maa sülitab välja selle patu ja see sülitamine näeb välja mingi nuhtlusena, mingi katkuna, mingi sellise asjana ja see on nüüd see nuhtlus. Aga need, kes hüüavad appi teda, need pääsevad. Jumal on andnud pääste meile, ta ei ole mitte ainult kohtumõistja, ta on ka halastaja ja ta päästab meid. Ja see on see, miks meie oma maa ees seisame. Et kui see maa teeb nii palju rüvedust, näiteks see samasooliste abielu, see on rüvedus ja see rüvetab seda maad. Praegu Jumal on pikameelne. Me ei küsi ta käest, et miks sa ei sekku, sest ta on pikameelne, ta armastab ka neid, kes teevad seda pattu ja ta ootab, et nad tuleksid meeleparandusele. Või kui on süütud... Ma arvan, ma korra lihtsalt sõidan sisse. Et see, mis puudutab neid sinu nimetatud pattu pöördunuid või siis vähemasti patuseid inimesi oma maailmavaatelt või orientatsioonilt. Aga see, mu armsad sõbrad, ei ole ju mitte midagi muud, kui see on selle sama õukonna väga jõhker meetod puua oma orjamassi veel tihedamatesse ahelatesse. Sest et sa annad kellelegi vabaduse, kes tegelikult ei peaks seda saama. Aga sa annad talle vabaduse, sest sa jätad endale selle läbi võimaluse, et kui need ka kritiseerima hakkavad minu tegevust või minu, ma ei tea, riigi juhtimise meetodeid, siis mul on hea öelda, oot, mis te mölisete? Te ju saite, mis te tahtsite. Teil on ju kõik väga hästi praegu. Mis tähendab seda, et see nii-öelda vabaduste kinkimine. Üks näide sellest on need samad seadustatud abielud ja kõik see muu. Et tegelikult on ju täna küsimus selles, et mis me teha saame, kui siin üle tänava majas või kuskil elavad 2 meest koos või 2 naist koos. No las nad elavad. Jah, aga kui ta on seadustatud, vaat see toob nuhtluse. Aga järelikult see sama seadus on juba kaotanud igasuguse kokkupuute piibliga ja Jumala seadustega, sest sellel ei ole enam mingit seaduse terminit, tähendust ega mitte midagi. See on kellegi kokkulepe. See ei ole nagu sellel ei ole pist, et ma nagu päriselt ütlen täitsa ausalt, et ma iga kord, kui ma kuulen kristlasi ja usklikke inimesi sellel teemal niimoodi siis nagu õhku kopsudesse tõmbamist, ma ütlen alati, kuulge, sõbrad, rahunege maha, et see ei ole üldse, see ei ole nii kole, nagu ette kujutatakse. Kole on see, mida nagu järjest näidatakse ja see, kes seda näidata tahab, vajab seda pilti selleks, et oleks ärritus. Sellepärast, et kui selle peale praegu ütleksid kõik usuringkonnad, kõik erinevad religioonid, oi kui tore, nii armas, et mehed saavad omavahel abielluda. Mõtle, kui tore see oleks. Siis see tähendaks seda, et meil oleks vaja kellelgi teisel kapist välja tulla, sest kellelegi peab vabaduse andma. Kunagi anti naistele valimisõigus, siis anti meestele, ma ei tea, mitme naise pidamise õigus, siis anti õigus loomi pidada, siis anti õigus loomi mitte pidada. Mida iganes, kõik need asjad, eks. Et ega see homoseksualism on ju tegelikult olnud juba piibli aegadest ja üldse maailma algusest, eks ju. Kõikide elusolendite vahel, oma lilled, linnud, loomad, kõik ju kuidagi susserdavad. See on nagu olnud kogu aeg ja see ilmselt ka jääb, aga lihtsalt point on selles, et teda on hakatud massiliselt riikides legaliseerima, et see on nagu see asi, mis on nagu sest et see nagu selle mõju on juba suurem kui nende 2 inimese mõju, eks ju, kui need 2 inimest seal elavad ja teevad, see on nende valik, eks ju, aga kui see nagu juba ütleme seadustatuna lähtuvalt see ideoloogia surutakse peale koolidesse, lasteaedadesse, see mõju on juba suurem ja see kahju on suurem ja see halb asi on juba suurem. Et siin tuleb see nagu probleem mängu, aga inimestena võivad ju tõesti teha, see on olnud alati, see ei ole mingi uus asi, et nüüd see on mingi viimase aja selline moeröögatus, et see on... Ma arvan, et see on umbes sama, mida ma kujutan ette, et kui minu vanaisa oli minu vanune või natukene noorem ja ma olin selline oma poja vanune, 5-aastane, 6-aastane, läksin kooli, siis ma kujutan ette, kuidas mu vanaisale võis ikkagi nagu täiesti selgelt, täpselt samamoodi nagu praegu see nii-öelda homo ja transa teema, siis talle käis täiesti selgelt, kuna ta vend oli saadetud Siberis ja kõik muud asjad, igasugune punane sodi
kaltsud kaelas, mingid pioneerid, oktoober, see kõik oli tema jaoks nii jälk. See oli oma olemuselt, see oli oma sisult, see oli oma vormilt, see oli midagi nii roppu ja jäledalt, kui üldse võimalik saab olla. Tema jaoks. Ja ta oli vanaisa, oli tõesti kindel, kuni surmatunnin, et see riik, see rahvas, see valitsus, need inimesed, need lapsed, see põlvkond, see kõik on surmale määratud, sest see punane jama keerab nad kõik tuksi, eks ju. Nüüd on lihtsalt uus narratiiv, nüüd on see, et geid keeravad kõik tuksi, no ei usu, ei juhtu midagi, isegi need lollakad rohepöörajad, isegi need ei suuda kõike pekki keerada, sest ma tean, et võib-olla ma olen kõige julgem, aga ma tean, et Jumal ajab need asjad korda, Sest et need samad Machu Picchu templid, kõik need, keegi pole ju kunagi küsinud seda, et kuulge, aga võt seal Machu Picchus või võt seal samas, kus praegu püramiidid on või vaata, kus on mingi Kölni katedraal või. Okei, need on väga ilusad, need on suurejoonelised, need on inimkonna ajaloo mingisugused tohutud püstitised, ehitised, mis on rajatud. Aga ma küsin, aga võib-olla selle koha peal, kus on praegu Kölni katedraal, oli mingi metsikult ilus mingisugune kultuuriasutus, imelise pargiga purskkaevude, kus inimesed käisid, kus oli 3-4 vabahulava, õhtuti käisid inimesed, jalutasid lastega, luiged ujusid tiigil, erinevatel lavadel esinesid suurepärased artistid. Siis öeldi, ei, kopad maasse, me teeme siia katedraali. No nii ongi aeg-ajalt olnud. Ja lihtsalt nii ongi. Ja ühel hetkel kasvavad seal täpselt nagu seal Machu Picchu kividest või nendest templitest kasvavad puud läbi, sest et meie oleme siin planeedil lihtsalt targutajad. See on roheline, see on puude planeet. Meil on taimeusku. Ja ma tahan öelda lihtsalt seda, et kõik ühel päeval söövad juurikat maa sees, need puujuured saavad sealt mullast seda toitu, milleks meie muudame ennast, eks ole. Ja tänu sellele laulavad linnud taevas meie lastele ja lastelastele. Ja et see on kõik õige, et ongi aeg-ajalt olnud niimoodi, aeg-ajalt õitseb kultuur, õitsevad kõik arhitektuur ja siis ühel päeval tuleb need rumalad valitsejad ja rikuvad kõik ära ja piibel ütleb samamoodi selle koha pealt koguja 10 seal salv 5. Halb asi, mida ma nägin päikese all, on see, kui eksitus tuleb võimukandja poolt, sest see toob ainult hävingut, vaata. Ja see tähendab seda, et on inimesed, kellel on antud tarkus, kes on kutsutud olema valitseja Jumala poolt. Mitte, et alati nad ei ole nii täisusklikud, aga tal on see and, tal on see tarkus, tal on see süda, et ta sobib valitsejaks, tal on see võimekus. Aga meil on roninud sinna pukki need, kel ei ole võimekust, vaid kes tahavad raha ja võimu ja nad on valmis oma venna maha. Sellepärast tulebki neile täiesti avalikult otse silma vaadates öelda, sõbrad, te võite mind koorida maksudega. Te arvate, et see on minu eluenergia. Ei, minu eluenergia seisneb selles, et ma ühegi teie suhtes, kes te seal istute ja neid makse kogute, ma ei tunne teie suhtes mitte kunagi, ei nüüd ega tulevikus, mitte mingisugust lugupidamist. Vähimatki. Te võite mulle tänaval vastu jalutada või kusagil mingisuguses koosviibimisel, mingisuguse šampanjapokaaliga juurde astuda. Aga teadke, et ma oma sisemuses põlgan teid. Ja selles naeratuses ei ole mitte naeratus, vaid vastupidi minu sisemine rahu. Mina tulin siia sellepärast, et ma olen siin peol, aga sina tulid siia sellepärast, et sina korraldad seda pidu minu raha eest. Esimesena on meil vastutus nagu teha seda häält ja palvetada, et sellel on väga suur jõud ja väga suur mõju. Kui me palvetame, tunneme ära need ühiskonna probleemid ja ei poe kuskile peitu või veel hullem, kui koguduse sees mingi korruptsioon lööb, eks ju, laineid. Näide sellest samast asjast, et kes räägib kogu aeg sellest, et kirik ja riik peavad olema lahus. Valitsejad, ehk et need seesama õukond, kirik ja riik peavad olema lahus. Milles see väljendub? Kogu selles tegevuses ma näen ainult vastupidist. Kui kirik ja riik on lahus ja kui riik arvab, et inimesed peavad käima need marlist trussad suu ees, käima süstimas vägisi ja siis nad ütlevad, et kirikusse kui lähete, siis istute üksteisest 2 meetri kaugusel marlimaskid ees. Aga ma usun, et ma ei jää haigeks, Jumal kaitseb, ma olen istun maha sinna. Mis tähendab seda, et sellisel puhul on küsimus nendele kirikutele, nendele kogukondadele, et kui teie allute riigi survele, kui kogudused, kirikud ja kõik religioossed asutused alluvad sellele, siis tähendab see mida? Nad on sõltuvad katuse rahast, mitte Jumala armust. Ja see on tuimunud sool, mis ei ole enam soolane ja see ongi. Ja sellepärast ei maksa ka küsida, et miks noored ei tule kirikusse või miks inimesed kaugenevad. Sellel lihtsal põhjusel, sest et kirik teenib riigi huve, kuna nad saavad sealt katuse raha ja remondikulude katteid. Millest me räägime? Tõsi.
see on nii. Ja et minu meelest ma just mõtlesin ka seda, et mis on muutunud meie valitsejatega, kes praegu näiteks siin mõne partei valitsejad on juba aastakümneid, eks ju, meil siin kord ühe ministri rollis, kord teise, et ja põhimõtteliselt varem nad on nagu isegi rääkinud nagu õiget juttu, aga täna nad no oota, aga täna nad on nagu räägivad vastupidi iseendale, ütleme 25 aasta tagant või 15 aasta tagant isegi. No kõik see maksupoliitika näiteks. Reformierakonnal on väga selge maksupoliitika, on täna nad teevad kõike vastupidi, räägivad täpselt need samad isikud, täpselt vastupidi, et võt siis tulebki nagu siuke mõte, et mis nagu juhtunud on, et nagu siuke tunne, nagu nende mõistus on ka nagu paadunud või nagu midagi on. Teate, ma ei taha valitsust kaitsta kaugel sellest, aga ma tahan öelda küll ühte asja. Ja siin ei ole vaja inimestel endale nii-öelda tuhaämbrit pähe raputada. Sellepärast, et me kõik näeme seda oma igapäevases elus juba aastaid. Kui valitsus poetab infokillukese, et me tõstame alates sellest kuupäevast 1% võrra võt seda või teist maksu, siis minge vaadake, mis toimub kauplustes, mis toimub kohvikutes, mis toimub igal pool mujal. Rätsepa töökodadest kuni, ma ei tea, mingi puidu aknaraamide tegijateni. See 1%, millega valitsus hoiatab, et me kohe tõstame seda maksu, tähendab seda, et inimesed panevad igale tootele 10 eurot otsa. Ja siis vaatab valitsus, et kuulge, oot, sõbrad, me tahtsime tõsta käibemaksu ainult 2%. Aga see lambakari tõstis oma hindasid 7 korda, mis tähendab seda, et käive läks suuremaks. Järelikult piisab täiesti sellest 2%. Tõstame natukene veel, need panevad 100 eurot otsa. Nemad elavad käibe pealt, nemad elavad selle käibemaksu pealt. Ja seda käibemaksu maksame me ise vabatahtlikult neid hindasid kruvides. Kui täna inimesed ütleksid, et kuulge sõbrad, et mul eelmine nädal maksis see kohvitass 2 eurot, aga alates sellest, kui käibemaks tõuseb, siis ma müün seda nüüd 1-ga. Ma müün seda 1 euroga, mul ei olegi mingit käivet. Ma ei saagi maksta valitsusele. Ei 2 ega 24%. Mul ei ole lihtsalt maksta. Aga kohvi ma tahan pakkuda, sest ma olen siuke kohvikupidaja. Ja tulge öelge mulle, et ma pean panema kohvitassile hinnaks 6 eurot. Ma tahan näha seda mingit ministrit, kes tuleb ütleb, et kuule, Võrno, sa pead hakkama kohvi müüma, aga sa müüd selle hinnaga, nagu meie ütleme. Ja siis me räägime, et meil ei ole diktatuuri või? On küll. Täpselt nii ongi. Ja seal me praegu elamegi. Ja. Aga see ei jää nii. Vähemalt mingisugune ajutine muutus on tulemas ja Jumal annab armu oma rahvale, kes temast usuvad, mingisugune pidurdus tuleb sellele kõigele. Kõiki liikumisi ja kõike muutusi on ikkagi algatanud inimesed, sellised aatelised inimesed, reformistid, reformaatorid, kes et ikkagi on vaja neid inimesi, kes on aatelised, kellel on väärtused, kes kuidagi seisavad nende väärtuste eest absoluutselt praegu peaaegu nagu elu hinnaga, eks ju, nagu me siin teame praegu Ameerikas, mis ma ei lähe praegu sinna sügavamalt, aga et ikkagi inimestest algab see muutus ja meil on vaja selliseid päris inimesi ja tõelisi ja Nad on olemas ja nad tulevad esile varsti. Ma arvan, et päris inimesed on kohe olemas ja kerkivad esile, kui internet ära lõpeb. Tõsiselt, täitsa ausalt kohe, et selles mõttes, kui elekter ära läheb, inimesed saavad aru, et kui päike tuleb välja, siis on valge aeg, siis tehakse tööd, õpitakse, elatakse, kui on pime, siis ei ole vaja vilkuvaid tulesid ega seinasuuruseid ekraane, kus seda valetavat jampsi vaadata ja meelt lahutada, eks ju. Et hämaras aetakse hämaraid asju ja tehakse lapsi ja istutakse võib-olla kaminatule valgel ja mõtiskletakse ja puhatakse. Ja valgel ajal tehakse valge aja asju ja siis on nagu kõik tasakaalus ja parlanksis. Meil on seda ööpäev sassi aetud. Me toodame metsikult, ma ei tea, mingisugust, ma ei tea, millest ja miks ja kui palju, kui ropp kallist elektrit selleks, et olla 24 tundi valges. Nüüd meil hakkab nüüd saate aeg ka lõppema, et lootust ikka on. Lootus on alati olemas, muidugi, küsimus on lihtsalt rahas. No küll raha ka tuleb, kui lootus on, küll see raha tuleb. Raha pole kuskile kadunud. Sa küsi ükskõik kellelt tänaval, et kuule, kas sul on lootust? Ma ei tea, lootust natsa nagu on, aga raha pole üldse, eks ju. Et see on see asi, inimestel on täna
inimestel on täna, noh, ma arvan, et see, mis praegu maailma päästaks, oleks lihtsalt nagu huumorimeel nii-öelda piiritusega ära puhastada ja need traadid päikese kätte tuua, et inimesed on olenemata sellest, mis värvi nad on või kui pikad või lühikesed või mis keelt nad räägivad. Et mina elan täitsa käsi südamel selle teadmisega, et kõik inimesed, kes on tänasel hetkel praegu, kas sünnivad või lahkuvad meie seast või kõnnivad, noh, kes üldse kogu siin on, siis nad on ju kõik meie, noh, kuidas ma ütlen, õed ja vennad. Ja me ei pea neid kõiki armastama või nad kõik ei peagi meile meeldima, aga nad on meie sugulased. Me ei ole rotid, me ei ole närilised, me oleme inimesed, nad on kõik meie sugulased, noh. Ja kui me käitume nagu sugulastega, siis me käitumegi nii nagu paljudes suguvõsades. See sama asi tuleb mingisugune haiguse teema või see, mis need jamad siin on vahepeal olnud, eks ju, et inimesed lähevad oma perekondade, sõprade ja lähedastega nii-öelda tülli. Ja see ei ole mingi tüli, vaid see on lihtsalt see, et mulle ei meeldi see inimene. No, ma arvan, et laboris, kui sa rottidele teed ühele süsti ja teisele ei tee, siis nad lähevad ka kohe tülli oma vahel. Aga Liidia, sina, mis sa arvad, lootust on? No muidugi on lootust, ega ma siis muidu ei ole nii kaua elanud, nagu ma täna olen siin 4 lapse ja 8 lapse vanaema ja olen usklik ja olen õnnelik ja uhke selle üle, et Jumal on minu isaks ja Jumal on see, mida me ühiskond vajab. Ja kõik asjad saavad muutuma kas või ajutiselt, sest ühel päeval tuleb nagunii need sündmused, mis ilmutusraamatus kirjas on, aga mitte veel, sest Jumal valmistab meid selleks, et me suudaksime kanda seda ja ma usun, et ta tõstab ka juhid, kes suudavad vastutust kanda, kes armastavad maad ja rahvast, on vaja patriotismi ikkagi ja on vaja ka usaldada Jumalat ja Jumala kartlikku valitsust. See on see, mida ma usun, et meil varsti tuleb ka. Nii, aga võib-olla siis sellega lõpetamegi ja me kõik 3 oleme nõus, et lootust on. Raha on veel vaja ja küll see ka tuleb. Aga aitäh teile, armsad sõbrad, et täna vaatasite ja usun, et saite siit selliseid huvitavaid mõtteid kaasa. Ja aitäh, Hannes, tulemast, aitäh, Liidia. Ja me kohtume teiega varsti, üsna pea. Kõike head!